era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Tšau! Teate, kolmapäev mõtlesin, et ikka prooviks see nädal ka uue vlogi saada ülesse. Kiire poehaul, sest et tegelikult mul on 10 minutit aega kodust välja startida tööle. Nii et homme on siis, nägi eelmist vlogi, siis mu vanaemal oli 70 juubel. Ta käib veel haiglas tööl ja ta teeb kollektiivile siis ka sellise laua. Täitsa lõpp, ma ei saa lihtsalt sellest luksmisest lahti. Ta teeb kollektiivile laua ja kuna mina olen enda vanemalt ikkagi õppinud, et rahaga tuleb osata läbi käia, raha tuleb hoida ja kuna valmis toidud poes on lihtsalt nii hirmkallid, et ma lihtsalt ei näe mõtet, miks osta kilo salatit 7 euroga poest või 6-7 euroga poest, siis tuleb ise teha, seda enam, et ei ole vaja, et 1 kilost jääb väheks, oleks vaja mitu kilo osta. Siis ma pakkusin välja talle, et kuule, ma teen sulle ise töö juurde ka laua. Ühesõnaga, hästi kiire haul, sest et tegelikult mul on kiire. Nii, tordi peale mingis magusad puru nendest, suupiste vaagnale salami, siit tulevad singirullid. Singirullid poes on ka lihtsalt nii hirmkallid, et inimesed tehke ise. Nagu seda enam, et ise tehtud on palju maitsvamad. Piinamarja kilo hinnast ma lihtsalt ei taha rääkida, kallis. Siis siia ma teen soolased magusad mingisugused ampsud. Snäkivaagnale, tordi peale, küüslauk, salati sisse lastevorst, piim, singirullid. Kõige paremad tuleb nendest õhukestest suitsusingist ülihead. Natukene mingisugust viinerit laua peale salati kõrvale, toorjuust, munad, vabapidamise ikkagi. Väga hea hinnaga oli mingi 2 eurot või midagi, kus ta oli Selveris. Veel tordi jaoks, siis heeringas laua peale, siis majonees, must leibheeringa kõrvale, siirup, till, lavashi lehed, siis mitte hapukoored, vaid vahukoored, banana, maksa pasteet, siis sulajuust, hapukoored, siis selle nõuna, kurki, kõike seda. Mul praegu enam ei ole aega. Hauli jaoks ülikiire haul. Mina panen trenni ajama. Nii et näeme kas siis trennis või õhtul. Tšau. Pekki küll. Tõesti. Mul on vaja veel 3,5 tundi vaja vastu pidada. Mul oli 1 trenn ära lasteaia lastega. Ja vot nii hullu lasteaiatrenni mul ei ole varem olnud. Lihtsalt täiesti ulme, kui erinevad saavad olla lasteaiatrennid nagu iganädalaselt. 1 nädal on selline, kus on ikkagi nii-öelda kord majas, et me saame tantsitud, me saame kõik asjad tehtud. Siis on teised päevad sellised nagu täna, kus oli lihtsalt hullumaja sõna otseses mõttes. Jooksid ringi, karjusid, põhimõtteliselt tegid, mis tahtsid. Kui rühmas on juba 1 selline, kes teeb, mis tahab, siis ta tõmbab enamuse endaga kaasa. Ja vot täna oli tõeline hullumaja. Ma olen lihtsalt sellest 1,5 tunnist praegu nii väsinud. Ma ei taha mõeldagi, et mul tuleb veel 1 nagu põhimõtteliselt lastetrenn, algklasside trenn siis, kus mul on enamus nagu ala 1., 2., 3. klassi õpilased. Et neid mul ei ole seal muidugi nii palju, kui mul on lasteaialapsi mul on siin meeletult. Aga sellegi poolest vahest isegi ei olene selles, kui palju lapsi sul nagu trennis on. Lihtsalt kui sul on 1 juba selline, kes ei taha teha, siis suht suure tõenäosusega juhtub see, et ta tõmbab nagu enamus ikkagi endaga kaasa ja siis nad hakkab protesteerima, nemad ei taha, blablabla, neile ei sobi, on ju. Nii et edu mulle. Päriselt edu mulle. Ma jõudsin nüüd kohale järgmisesse kohta. Nii et põhimõtteliselt
kui ma tänase päeva kenasti vastu pean, siis ma väärin mingisugust auhinda. Tõesti, ma olen nii väsinud juba praegu. Aga ma püüan hoida rõõmsat meelt. Ma ei taha olla kuriõpetaja, mida juhtub väga harva, aga samas kui ma olen väsinud, siis see võib tulla kergelt. Nii et lapsed, ärge parem vihastage mind täna välja. Ma nüüd lähen. Tšau. No nii. Päev on purgis. Vähemalt tööpäev on purgis tänasega. Kell on 7:30. Nüüd ma lähen koju. Hakkan paabale homseks tööle sünnipäeva lauda vaaritama, nii et mul on siit vaja hakata minema, aga ma tulin siukse, ütleme nii, et mul juba kütus tuli põles, kui ma Järvakanti sõitsin ja ma mõtlesin, okei, et mul oli mingi 140 kilomeetrit näitas, et kui palju mul umbes veel on sõita jäänud selle kütusega, on ju. Ja mõtlesin, okei, et ma raudselt jõuan lõpuni, aga nüüd ta on nagu mul siin täpselt niimoodi, et ta on mul nagu täiesti viimase piiri peal. Ma ei tea, kas ma julgen nagu kuhugi poole üldse sõitma hakata, sest et siin on nagu terminal, aga ma ei ole üldse aru saanud, kuidas siin seda diiselkütust nagu saab. Siin on mingi üliimelik automaat, pole enne varem sellises nagu tankinud nagu diislit just, et enda autoga mul on nagu Benz. Et seda ma olen nagu saanud tankida, sest et see on nagu vähe arusaadavam, aga ma praegu vaatangi sealt, et nagu seal näitab, et on diisel, ma ei tea, kahtlane. Ühesõnaga, mul on nüüd täpselt siuke asi, et kas ma tangin siin terminalis või ma lähen Raplasse, vähemalt proovin Raplasse jõuda ja tangin Circle K's. Ma ei tea, see on siuke ehku peale minek reaalselt, ma kohe vaatan, mis ma siin otsustan, aga koju meil on vaja jõuda, sest et mul on vaja hakata veel vaaritama siin hoogsasti. Nii et lähme koju. Sööme kõigepealt endal kõhu täis ja siis hakkame kukume vaaritama.
lugu selline, et kell on saanud juba 3. Mina sain enda vanaemale sinna kenasti need asjad viidud. Mis sest, et sinna minnes ma tegin need Pavlovaid ja kuna ühesõnaga poes, kus ma tavaliselt olen ostnud siis neid tordikarpe, neil ei olnud seda suuruskarpi, nii et ma võtsin põhimõtteliselt ainult siis selle aluse. Ja eks ma teadsin juba eos, et juhtub nii, et sõit sellega Rapla on omamoodi katsumus, kõik nagu vajus mulle nagu sülle, on ju. Siis me pidime koju tagasi minema, vedas meil, aga Talis leidis mingisuguse karbi. Nii et ma jõudsin sinna haiglasse suht täpselt, me katsime selle laua ära ja siis mina saingi tulema. Nüüd ma kohe jõuan stuudiosse. Tüdrukud on ka ikka omamoodi tegelased. Meil oleks nagu avatud noortetuba seal meie trennipäevadel. Tahavad kohe peale trenne tulla stuudiosse. Ma saan ka enda aru sellest, sest et ega neil väga mujal polegi olla kui koolimajas ja ma ei tea, nende jutu järgi koolimajas ei lubata ka enam niisama chillida. Ma ei tea, mis värk sellega on nagu. Ma ikka omal ajal, kui meil sai tunnid läbi, siis saime ka ikkagi koolis oldu, kui oli vaja olla ja trenni oodata, et selles mõttes nagu nõme. Aga lihtsalt see, et nad nüüd tahavad kohe peale kooli nagu minna stuudiosse, siis mul on vaja iga kord neile nagu uks lahti teha ja täna ongi nagu kell 3 tund aega on trennini, tegelikult ma veel ei peaks minema, on ju justkui. Aga kuna nad kükitavad mul seal ukse taga, siis nagu mis mul muud üle jääb. Nad on seal juba, ma ei tea, pool tundi või isegi tund juba oodanud. Ma ei saanud nagu kohe minna, nii et edaspidi ma peaks sinna mõtlema mingisuguse süsteemi, et nutiuks vaja sinna võiks panna, ma ei teagi. Et noortes ka kahju, kui neil ei ole kuskil olla ja no paljud ongi ju, ei ela ju linnas sees, on ju. Et ei olegi nagu justkui kuskil oodata. Aga vot, ma nüüd jõudsin kohale. Käes jälle uus päev, täna juba laupäev. Üldse ei ole mitte mingisugust tahtmist mitte midagi teha. Ma käisin pesus. Mõtlesin, et äkki see veits parandab sükest olemist ja värki. Aga ma ei tea, täna on mu MC sünna. Noh, tegelikult õige päev on tal küll homme, on ju. Aga ta peab siis nagu täna või noh, siuke väike istumine. Ja tavaliselt olen ma alati see, kes ikkagi küpsetab nagu sünnadele midagi magusat, aga mul on täna täielik plokk ees. Ma ei taha, nagu reaalselt ma ei taha küpsetada. Nii et ma loodan, keegi ei kurvasta, aga ma ilmselt lihtsalt vaatan poes mingisuguse tordi. Lihtsalt ei viitsi mingisugust küpsetamist ette võtta. Seda enam, et kodu on vaja korda teha. Mul on ka enda nagu siuke stress peal, mul on nagu tõesti siuke täielik tahtmatus peal, ma ei taha mitte midagi teha, on ju. Ja ongi nagu selline tunne, et ma ei tea, et lihtsalt istuks ja ei teeks mitte midagi. Motivatsioon täielik 0. Aga see on ilmselt sellepärast, et kodu vajab koristamist ja meie tuba on siuke nagu ta on. Riided on vaja võivamast ära võtta, kappidesse ära panna. Tegelikult oleks vaja uus pesu panna või tegelikult isegi mitu pesumasinatäit oleks vaja pesu panna. Õnneks siin ikkagi hommikul sai mingisugused asjad tehtud, et ala kvartaga jõuas käidud ja nii, et me käisime siis kõik koos, et ma ei tea, kunagi oli ikkagi harjumus nagu kõik koos käia või noh, Talisega kahekesti, kui Prevenit veel ei olnud, on ju. Aga nüüd see on pigem läinud selliseks, et keegi meis käib ja ma ei tea, tegelikult õues käimine on mõnus, aga täna on jälle siuke rõve tuul, et üldse ei kipu. Mingisugune lörts tuli maha, ma ei tea. Jah, et ega see ilm kuigi motiveerib ole.
kell on peaaegu et 3. Ma peaks minema vaatama poest Emsile mingisuguse kingituse. Ma isegi veel ei tea mida. Käin ilmselt jälle Denim Dreamist läbi, et ma ei tea, see on siuke kindla peale minek. Äkki siis püüan veits contenti luua ja siis äkki teeme siukse väikse koristuse siin kodus ka, et ma eile küll pesin põrandaid, aga täna ta vajab jälle põrandapesu, sest et ilmad on nii ligased ja lägased, et koerad tulevad tuppa. Isegi kui nad on meil alguses siis seal koridori pool kuivavad, siis nad ikkagi tassivad siia igasugust nagu manti kaasa lihtsalt sealt õuest, et see on kohutav nagu. Vot, ma püüan enda enesetunnet kuidagi sellisel moel siis veits parandada, et äkki annab mulle veits paremat tunnet, aga kõigepealt üks kinderpingui. Vaatan siin natuke telgut ja hakkan pihta. Ja tegelikult siis on juba vaja rappi liikuda, et mingi kingitus vaadata, nii et... No nii, äkki mind siin on enam-vähem näha. Ma sain kodu enam-vähem korda. Emsil on siis täna sünnipäeva tähistamine. Siukse perekondlik istumine, ütles nii. Ja mis ikka, ostsin Denim Dreamist talle. Ma praegu ei hakka ta nii ilusti ära pakitud, aga sellise pikkade käistega kessi, ma tea, särgi, pluusi, mis iganes. Siis ma võtsin talle lillekimbukese. Ma praegu panen üldse kodu poole ajama, sest et pool tundi on aega, ma viskan endale midagi muud selga, ma ei tea mida, sest et mul on kogu aeg siuke tunne, et mul lihtsalt ei eksisteeri seal kapis mitte mingisuguseid riided, mis mul kõlbaks üldse kuhugile selga panna, et kõik tunduvad sellised koduriided. Ja paneme juba vabusi jalga. Me lähme ju. Kallis, sinu kalli ka või? Misu ka või? Tõmbas. Mul on selle vaaga. Oih, asju varba veel või? Aeg nii, et tabab. Nagu Aeg on ainult asi, mida mul on. Esimest mängu jõudsid ka vaadata enne, kui tulid või? Täna või? Ma seisu kuule vaatasin, aga ma... Me soovime sul. No nii, käes on siis otsapidi juba pühapäev, kõik nädalavahetuse plaanid on kenasti peetud. Ühesõnaga nädalavahetus on justkui nipsust jälle läbi saanud. Ei tea, miks need vabapäevad nii kiiresti lähevad. Nagu näha, käes on õhtu, ma tulin koertega jalutama veel siia põlla peale. Aga miks ma üldse siia nüüd tulin? Teid jälle tänama, et oled siiamaani jõudnud. Mul on millegipärast endal siukene tunne, et need vlogid on viimasel ajal saanud kuidagi üksluised, et hästi palju rääkimist, et mitte midagi muud vahepeal ei olegi, sest ma mingeid klippe väga nagu peale jutustamise kuidagi ei ole filminud, mis ma tahan ka tagasi tuua, et mulle tundub, et tegelikult võiks ajaga nagu paremaks minna, aga minu arust on kuidagi ajaga, ma ei tea, halvemaks läinud. Ma proovin ikkagi endast parim anda, et just vlogile ka rohkem nagu panustada, kuigi üsna keeruline siin töö ja pere kõrvalt.
et siin suvel, kui alustatud sai, siis oli hästi palju vaba aega ja kõik seda, on ju. Aga nüüd kuidagi ei ole. Ma siin jooksvalt ikkagi püüan olla aktiivne ja vaatame, kuidas sellega läheb. Nii et mul hakkab nii külm. Ma panen käed taskusse. Näeme siis teiega siis, kui näeme. Olge tublid. Tšau.